Kevin, täna tõsine sõda, me jäime täna alla. Võta lühidalt see nii-öelda 0-2 seis siin mängu järel kokku. Väga võitluslik mäng, et see oli näha ka, see teise poole lõpus läks juba täitsa käest ära, ma ei oska öelda, et lihtsalt oligi täielik võitlus, et palliga oli väga raske mängida. Ilm ka siuke kuiv ja väljak oli siuke kuiv, et raske palliga mööda maad mängida. See lõpu üleminutite olukord, kus sul sisse tuldi, näis päris kole välja. Õnneks oled siin meie ees, mitte kuskil arstiruumis. Et mis seal täpsemalt juhtus? No mäletangi, et sealt tuli Tšukk vist tuli seal talla teestajaga sisse ja ma lendasin peaga lihtsalt küljega, lendasin vastu maad ja korraks oli nagu pildi tasku, et ta kiiresti tuli välja ja kõik oli selles mõttes on hästi, et praegu on kõik hästi ennast. Siuke väga selline võitluslik mäng tõepoolest, et otsustas selle mängu nende standardolukord seal, mis seal nii-öelda natukene puudu jäi, et see värav ära käis. Ma täpselt ei saanudki aru, ma ise müüris keerasin, siis nägin, et seal kuidagi jalast põrkas vist meie enda venna jalast kuidagi põrkas see sisse, et siuke õnnetu juhus lihtsalt. Meil on nüüd 3 päeva aega teha selline vigade parandus, et kui sa nüüd selle Levadia meeskonnale nende koosseisule mängustil vaatad, et mida me peaksime nüüd parandama, et selles karikamängus ise peale jääda. Ma ei tea, ma arvan, et lihtsalt kuidagi palliga võib-olla ise natuke rahulikumalt, et ei olegi, eks me vaatame videod üle ja peab midagi nagu muutma. Võitluslik on nii või naa ja kõik vennad nagu võitlevad, selle taha nagu kindlasti ei jää asi, et keegi ei tahaks. Et palliga kindlasti natuke juurde panna, ma arvan. Ja viimane küsimus, 4 kodumängul kõigil üle 300 pealtvaataja olnud, mis Paide kohta on ikka väga suur publiku arv, et kõva toetus oli ka täna siin väljaku kõrval, et mida ütled Paide rahvale enne seda kolmapäevast karikamängu? Kõigepealt suur aitäh, et inimesed leiavad tee staadionile ja tõesti ilmad on ka super head, et seda väga hea meel on nagu väljakult väga näha, et inimesed toetavad ja sa kuuled ja tunned seda, et rahvas on ikka kohal. Et see annab nii palju lisamotivatsiooni meeskonnale ka, et see ei mängi tühjadel küünes. Okei, aitäh sulle, Kevin. Aitäh.